lase. Aluspüksid on nädal. Hetkel on jah, talvel on, suvel ei ole. Varsti kui hakkab see hooaeg pihta, et ei saa. Koreal ilmselt ei ole praegu ka. Ma küsin ka küsimuse. Millised 2 autot peaks olema jalgpalluril garaažis pargituna? City Bee kuradi. Mini Cooper ja Lamborghini. Jaa! See Mini Cooper ja Lamborghini eest oli tuppa sulle. Heidi Bee on all. Ei, Gündogan! Ei! Künts raisk! Poisid võid Dortmund jääda peale. Maailma parim jalkateener. On mis? Kes on? Franz on minu arvates. Ma ei teagi nagu... Võid neid ka valida, kelle all ma ei ole mänginud. Hea, see võib valida ükskõik. Arvan Pepp. Ja Kohver tuleb suur Dortmundi saanud. Jaa. Panen sulle kergelt trikiga küsimuse, et kumb oli rohkem Flora või Bayern? Ma ei tea, ega... Tõmbast jumala lukku enda praegu. Ei, ma mõtlen, et suht sama vähe meeldivad mõlemad. Et ühel pool on Uli Höönes ja teisel pool on mingi vend, kes ülib ise endale 25 milli staadioni. Hea mass. Et üldiselt vaata ikkagi nagu kui Eesti satsid mängivad, siis sa teisi satsi poolt on ja aga kui Flora mängib eurosarja, siis ma ikka olen Flora vastu, et taheti ole kellel mängib. Mingi vene satsi mängib, siis ma olen null Flora vastu. Kius oli meil taga. Mis mängijad Nõmme veel näha saatsid? Kõik keda vaeva. No enne kui Järv tuli, siis oli Järv loomulikult. Aga ükskõik mis mängijad maailmas. Aga koera. Oota, las ma mõtlen, kes sobiks hästi. Kellel oleks vaja. Ansgar Knauf, ma arvan. Või siis Jamie Paino Gittens. Jamie Paino Gittens on Dortmundide väike, uus Sancho räägitakse. Sa mõtlesid aga mingid noorte enda. No jah, et mängu seda kogemust on vaja meestel. Ai, siit võib tulla. Ei, ma käisid maha mehed oma olukorra praegu. No see oli päevapäeva pakk praegu. No täpselt sama. Võtan omaks. Tuleb tiim press peale panna, ma panen peale. 3-1 pealt. Mida sa ei, ära pane! No mida me pressime 3-1 peale? Ei no, come on. Kõik suured treenerid tahavad tiim pressida. Sinu ülesanne on Aland üles teida, Kohver. Ja ongi tehtud. Ülesanne on suhted ümber, kui saab see. Kaljuga uus mees tuleb ka välja. Mis asi? Merch Kaljuga. Võiks teha. No, üks oli näen taga mulle. Et tegelikult üks. Pane alla! Jaa, ma tahtsin, aga juba liidu. Kas lisaks jalgpallile oli noorelt veel mingi ala, mis on suluteist? Oleks võinud olla see, mida lõpuni teha. Oli kabest, ütle. Ilma naljata käisin maailmameistrivõistlustel ja juuniorite alla 12 aastast ja 11 aastast. Kole. Pane reis peale. Vähem küsimusi, rohkem mängimist on selle asja nimi. Ei. Pane reis peale laused. Aga nurgalöögi ajal ei käi see mingisugune näpistamine. Sellega ma liigu vastast välja. Jah, Varro peale vastu, ma ise mõtlesin, et Tatina te jätsid seda, et nurgalöögi ajal sõrmaga ribide vahele. Jaa, Ülel. Keegi hõlmes. Täna on juba Varro, täna on vist keerulisem. Jah, seda küll jah, hakkab pikalt virisema, siis Varro saab ikka üle. Aga Varr on pigem tervisetav või pigem tahaks, et oleks seda juhu asja hakkad rohkem võet. Jah. Kuidas suhtute Varri? Ma ei tea, mul näiteks juba üks värav ära võetud sellega, et... Nagu värav, mis pidi lugema? Ei, nagu et lööd värav ära ja siis selgub, et ei loe, vaata.
et eelnevalt oled küll lugenud, vaata, et need teised, need tippmängijad on maininud seda, et see võtab nagu selle emotsiooni ära. Ja see on ka tõsi sama ja näiteks Paide vastu, kui see Antonov oli selle värava, siis ma mõtlesin ka, et äkki ma olen suur seisus või seda ei loeta ära, et sa ei saa enne tähistada, kui Varri lõpetab. Ja seda on täitsa pannud tähele ka, et kui suurtes liigades vaatad, et tüübid jõuvad värava ja siis esimene pilk läheb alati ikkagi äärekohtuniku peale. Kas mingis suures jalgpallis on meeles mingi spetsmäng või? Et seda mängu mäletad nagu Eesti koondisega Horvaatia vastu, kui võitsime 3-0 A. Le Coq Arenal ja kunagine debüüt Hollandi kõrgliigas ja Amsterdam Arenal mängimine ka. Sina mängis lapsena ei ole ma? Kõva. Ajaks jooksul. Mul vist esimene ära seal Euroopa liiga kvalitsüklis või seal kvalifikatsioonis. 16 aastat sain. Kahjuks edasi ei saanud, aga kodus võitsime. Keda? Stjarnan oli vist minu meelest Islandi klubi. Toim, kus on? Küsimus oli kuulnud, natuke pingeliseks läks. Pekki on see asi kuidagi läinud ja kui sinu pall on Ma olen ise suur Liverpooli fänn. see oli võimalik. oled käinud Liverpoolis ka? Ei ole. Aga see on üks unistustest minna kodumängu vaatama. Olen käinud päris laen. Me käisime nüüd veebruaris, me käisime jalgat vaatamas, mul oli ka suur unistus oli, et me lõpuks saan staadioni ära kuulata need meistrite liiga hümnid. Me 2 meistrite liiga mängul käisime, aga tänu Kohvile ei jõudnud kummagile õigeks ajaks. Tänu sinule me ei jõudnud, me käisime Dortmund Schalket vaatamas ja siis sõitsime rongiga, ma mäleta, kus me sõitsime, ega meil oli vaja rongiga ei vaja sõita sinna Dortmundisse. Düsseldorfis oli väike vahe maandumine ja siis mõtlesime, et teeme õlle ja siis me selle õlle tegemisega jõudsime hoopis teiseks pooleks. Midagi läks pekki seal nüüd sina, ma täpselt ei tea, mis Õnnest, paar õlle. me oleme lightweight, palju, ui, Aalan sai surma. Aga noh, eks seda hümni siis peab kunagi kuskilt uuesti kuulama. YouTube'ist. YouTube'ist tuleb hümni peale, jah. Sellest teile keegi tundus sinna, et lõõle. Erootikapoodi võiks mängida ennem meistri peale. See on hümn. Aga rääkides laulust, et plaanite Kaljut ka või nende Nõmmekülje mängijate oma laulust kunagi mängida? Ühes kohas on juba olemas Nõmmekalju laulu sees, laul E95 on, kus on Läänsevati salmis on Nõmmekalju sees. Aga Nõmmekalju lihtsalt oli mängija? Ei, Nõmmekalju, see fraas on sees, pane nüüd. Mis ta ütles seal, et kui sinu saaks kätte, siis mulle õnne palju, kas või alla Türisalult või otse Nõmmekalju. Oi! Oskab küll peaga mängida enda, aga ainult üle reis. No nii, siin mängisime küll üle konkreetselt praegu. Oma vanaga. Oli sees? Ops, tee! Eile juhtus ime, võtsin 2 petti. Panin Schalke peale ja siis panin... Schalke vist lammutas eile seda Hertat. 5-2 eile Herta mäng. Ja siis ma panin Middlesbrough ja Raio kombosse. Ja Raio lammutas. Mul on ka praegu mingi kombo on hästi. Üks päevaks mõtlen, et tulnud põnev jalgpalli lühikeel, vaata. Et kuidas mängijad omavahel peavad nagu suhtlema. Nad rääkivad pikkade lausetega, vaata rääkima, et pane nüüd mulle nurga lipu juurde, vaata, kui sul on hull hoog peal. Et ongi noh, karjutakse sulle seljas ja mis iganes, et see on väga lahe. Või inglise keeles, ma oli vist mingis Liverpooli... See oli mingis Liverpooli mängus, kus Firmino karjus vist Robertsonile, et Robo line. Ja siis Robertson sai aru, et ta pidi mööda küljejoont, sest nagu söötu panema. See on väga põnev. Mulle meeldis see koroona aeg.
jalkat vaadata, kui staadionid olid tühjad, kuulsid kõike, mida vennad räägivad. Mulle väga meeldib, aga see oli põnev küll, jah. Päevas on kõva seltsimees, jah. Siiani ei ole. Mis Petri või? Sulle sees ei ole. Drogba pärast või? Olemas. Kuidas seda tööd oli? Suuresti Drogba pärast, aga mulle sümpatiseeris natuke juba varem. Ma millegipärast kunagi, kui Fifat hakkasin mängima lapsena, siis kuidagi jäi see silma. Pigem Zola pärast, ma arvan. Aga need poisid ei mäletagi sükst nagu Zola võib-olla. Okei. Põhivara. Kes see West Hami vend oli, see fašist? See kuradi. Ui. Pikanja või? Ja. Miks ta oli fašist jah? No see viskas Rooma saluuti kogu aeg. Näitas kui kõrged mäed on mul. Sellist taksu. Aga see müüt, et Hitleri lemmiklubi oli Schalke, see vist ei pea paika ikkagi. Aga tegelikult oleks päris põnev teada, mis Hitleri lemmiklubi oli Schalke. See klubi on ise väga kõvasti vaeva näinud selle hinnaga. Tunnistada, et see ei olnud nii. No kui sa oleks Hitler, Kui sa oleksid mõlemad Hitlerid, siis mitte lemmik Schalke klubi oli. See oli neitine vastu. Ma ei tea, kes oli 40-ndatel, 50-ndatel nagu tipus, ma valiks selle, kes kõige parem oli seda vahel. Glenn. Mis asi? Lern. Glenn. Pöln või? Glenn. 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 Alla. Pane, mida sa... Sigo Pall, mis ei ole ju! Ma Hitleri lemmikmeeskond oli Nürnberg. Kuidas see minu pall oli? Liilat värvi oli ju see. Lõpeta ära, ma olin all Haalandiga. Ei, sa jooksid nagu... Lõpeta ära, ma olin. Vedas meil, jah. Tore oodi, jah. Võime sain paar läppiräidet, kui ei mängu olnud. Vahver, see on meie võiduvärkas. Me oleme koos üles saad. Me valame õlut täis. Kõva raisk. Ägi. Mis päev see oli? Või mis kuupäev see? Miks 19. september on? See on hea küsimus. Sellepärast ma enne jooksisin kokku, ma ei saanud aru, kas see kellaaeg või sest kuupäev ei saa olla. See on trikiga küsimus. Trikiga küsimus kõikidele, miks on siin kirjas 19. september? Vastan, tegemist on kirjaveaga, seal peaks olema 19. aprill. Ja loosisime välja siit praegu selle, et me läheme ka sinna jaurama koha peale. Tulge kõik Kristuse manu. Nõmme Kalju, EC Flora, õigemini vaadake, kuidas Nõmme Kalju EC Floraga põrandat pühib 19. aprillil ja mängu algas Poolaku Eestiga. kell 7 õhtul.